Cartagena on sadamalinn, kus elab ligemale 214 000 inimest. Võimas arhitektuur, võimas ajalugu, palju vaatamist. See oli see linn, kus ma ennast pookisin ühe giidigrupi taha. Grupp oli hispaaniakeelne, nii et ega ma millegist aru ei saanud, aga vähemasti ma nägin päris palju vaatamisväärsusi guugeldamata ja aadressi sisse toksimata ära, mis tegi elu oluliselt lihtsamaks. Tervet giidituuri ma siiski kaasa ei teinud, vaid ainult mingisuguse osa. Linn on väga ilus ja sadam on väga mõnus. Kindlasti tasub külastada antud linnas kohe sadamas asuvat väga põhjalikku meremuuseumit. Sellest ma tegin ka eraldi video, see on siin ka kusagil olemas, et saate vaadata. See meremuuseum on muuseas külastajatele tasuta, et tasub minna uudistama, aga ma põhjalikkusega see ikka väga üllatas. Linn ise on imeilus, palju kunsti, kohtas ka tänavamuusikuid. Omapärane oli vast see, et kohati oli majadest püsti vaid fassaad. Et kui hakkasid nagu maja külje pealt vaatama, siis maja ei olnud. Et ajalugu oli oma teinud. Ja selliseid maju oli kohe seal tegelikult omajagu, kus oli püsti ainult fassaad, suur kõrge fassaad. Cartagenas me jalutasime tuukriga hea mitu tundi, aga siis ma viisin ta autosse ja läksin ise meremuuseumi külastama. Meremuuseum koosneb 2 hoonest, et on põhihoone ja siis on eraldi hoone, kus siis on see allveelaev, mida praegu on näha. Siin linnas läks mul parkimisega ka hästi ja õnnestus parkida sadamasse. Et kohta, kus mingisuguseid piiranguid ei olnud, teised parkisid ka seal, et läks hästi. Et ikka on tore, kui saad turvaliselt kesklinna ligi pargitud. Ma arvan, et selle linna suurim vaatamisväärsus aga on Rooma teatri varemed. Et need on väga hästi säilinud, nad on keset linna ja tõesti see oli väga muljetavaldav. Et juba ainuüksi nende pärast tasub sealt linnast läbi põigata, et neid uudistada.